Tere ilusat neljapäeva 22. oktoobrit. Kell on 18.02 ja tere tulemast Inspiratsiooniraamatukogu esimese raamatu Dr. Rangan Chatterjee Tervise 4 tugisammast 3. vestlusele. Mul on väga hea meel, et eelmisel nädalal, kui meie värske raamat ilmavalgust nägi, siis meil oli põhjust pidada 2 vestlust, eelmisel kolmapäeval Dr. Riina Raudsikuga ja neljapäeval Riinu Rätsepaga. Kes ei jõudnud neid vaadata, siis need on endiselt saadaval ja vaadatavad YouTube'is, kui otsite sellise kanali üles nagu Inspiratsiooniraamatukogu, siis nad on veel nähtaval ka meie kodulehel www.inspiratsiooniraamatukogu.ee ning ka meie Facebooki lehel Inspiratsiooniraamatukogu. Lihtsalt infoks, et mul on äärmiselt hea meel, et Dr. Raudsikuga intervjuud on nähtud juba ja vaadatud juba üle 7000 korra. Ma tänan teid kõiki, kes te olete seda teinud. Ma tänan kõiki, kes on vaadanud Riinu Rätsepaga intervjuud, mida on tehtud siis pea 2000 korda juba. Imeline. Mul on südame teeb soojaks, kui paljud inimesed täna on oma tervisest huvitatud. Facebooki lehekülg Inspiratsiooniraamatukogu ootab ka kõikide like, love, share, keere, mida iganes te avastate, et on paslik sinna teie poolt panna, siis oleme selle üle tohutult tänulikud, kõik kommentaarid ka loomulikult. Raamatut, millest me täna räägime, Tervise 4 tugisammast on võimalik ka soetada ja meie edasimüüjatest tegelevad siis selle müügiga Rahvaraamat, Apollo ja märgatud on ka Selveris. Siiski saab seda osta ka otse meilt. Meie koduleheküljel www.inspiratsiooniraamatukogu.ee on selle tarbeks teile olemas e-pood. Kõik maksevõimalused on seal olemas. Võite valida endale sobiva pakiautomaadi ja ta teieni tulebki. Aga ilma pikema rohkema sissejuhatuseta mul on äärmiselt hea meel tervitada minu tänast vestluskaaslast, ütlen naisterahvast, kellega meie ühine 14-aastane tuttav, minu tütar, peab meid väga sarnasteks ja ma usun, et sellel mängib omajagu rolli ka see, et meil on mõlemal mingisugune taksikoera geen sees. Aga mitte see ei ole see teema, millest me täna räägime. Mul on hea meel tervitada siia Tallinna Nõmme gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Triin Kibuspuu. Tere, Triin! Tere, Kris! Aitäh, et sa olid nõus täna minuga siin niimoodi interneti vahendusel vestlema. Meie vestlused, nii palju kui meil on olnud neid minu lapse samas koolis käimise ajal on olnud alati äärmiselt sellised huvitavad ja see on ka põhjus, miks ma sind täna siia palusin. Ja teiseks ma tahan sind tänada, et sa võtsid selle raamatu endale lugeda äärmiselt ebamugaval moel arvuti vahendusel ja PDF-is. Mis mulje sulle sellest raamatust üldiselt jäi? Ma ei lugenud seda arvutis. PDF-is ma lugesin küll, aga kõik kirjatükid, mis ületavad 3 lauset, mina prindin välja ja ma printisin selle välja ja lugesin seda vist äkki siiski 2 õhtut, ühega ma kohe ei jõudnud. Ja mis mulje või? Jaa. Mulje oli selline, et see natukene kohe sellest avasõnast või see pisike asi, mis seal oli, sa võid selle ette lugeda, aga see oli ilus. Ja seda ma pidin pärast uuesti lugema, sellepärast, et see seostas minu jaoks need kõik asjad ära. Kõik, millest see raamat rääkis, see raamat on nagu väike minu lapsepõlve lugu. Et kõik need põhimõtted ja põhitõed, mida meie kodus hinnati ja armastati, need on seal väga lihtsas keeles kaante vahele saanud. Väikeste kaasaegsete nüanssidega loomulikult, aga... Ja, meie lapsepõlves seda ühte peatükki praktiliselt ei olnud. Aga kindlasti midagi oli selle asemel. Ja, aga ma vahepeale siis loen tõesti selle pisikese pühenduse, mis Chatterjee poolt siia raamatusse on kirjutatud, millele sa viitasid, et isale
oled avaldanud mulle rohkem mõju, kui iial arvasid. Oleks sa vaid veel siin. Mina ei saa midagi sinna teha, aga see lause on pannud mind pisardama rohkem kui 10 korda. Jälle üks ühenduslüli on ju. Jah, nii ta on. Aga sina sotsiaalpedagoogina, sa lugesid seda täiskasvanud inimesena ehk siis iseenda jaoks, sa lugesid seda kindlasti ka lapsevanemana, pidades silmas oma lapsi ja sa lugesid seda kindlasti ka koolitöötajana, sotsiaalpedagoogina. Kui palju seal nagu vahet oli, millises rollis sa seda raamatut lugesid, kui palju sulle erinevates rollides see klikkis? See sotsiaalpedagoogi termin minu jaoks on veel nii uus ja see asi, mida ma selle nime all teen, on minu jaoks nii värske alles, et mul on kohutav võõras kuulata seda. Ma ei erista endas pedagoogi, sotsiaalpedagoogi, mitte mingisugust muid ametinimetusi, mida ma olen pidanud, et ma lugesin seda oma lihtlabase talupoja mõistusega, mis minus on ja mida ma püüan endast välja anda kõikidel erialadel, millel ma olen pidanud töötama. Ja mulle tundub, et ainult niimoodi saabki seda lugeda. Ükskõik, mis rolli sa parasjagu kannad. Aga oota, küsi uuesti. Ma võib-olla ei vastanud su küsimus. Ei vastasid küll. Sa lugesid inimesena. Jah. Erinevate rollidena. Aga kui palju sa nagu neid erinevaid rolle endas ära tundsid? Mina näiteks, miks ma seda küsin, ka mina olen kunagi pidanud õppejõu ametit viljelema. 3 aastat pidasin vastu müts maha kõigi ees, kes on seda ametit pidanud kauem. Et mina näiteks tundsin ära õpetajana, endise õpetajana selle väga paljusid olukordi seal just laste väsimused hommikuti, sellepärast, et õhtu on veninud mingi seadme kallal pikale ja samas oma enda kui lapsevanema kogemusi tundsin seal ära mingisugust, mis puudutas võib-olla söögilauda ja selliseid asju. Kui palju sul lisaks sellele oma lapsepõlve mälestusele, mis sul kodust oli, kui palju sul seal nagu ametialaselt oli äratundmisi? Eks need 4 tabureti jalga ju kõik meil siin koolis on olemas iga lapse küljes. Ja kui midagi natukene rohkem normist välja kiirgab, siis jõuab see minu juurde ka, et eks kooli tasandil esimene märkaja ja nägija ja toetaja igal juhul on klassijuhataja, kelle silmis on kõige rohkem, mida väiksem laps, seda rohkem ta ühe õpetajaga kokku puutub, eks ju. Ega mina siin oma selles väga laias pildis, mis minul on kooli lõikes üle 900 lapse natukene, eks ju, et oma kuudis ma siin istun ja perevestlusi pean ja ükshaaval neid nubrikuid üle kuulan või abistada püüan. Et niisugune üldine pilt, et kes mida nüüd sööklas taldrikusse paneb või kelle keha hoiak on lõtt, eks need asjad ikka ju paistavad silma, tahes või tahtmata. Et ta tuleb see kodukooli, ta tuleb, mida süvenenumalt sa vaatad ja aega saad märgata, seda rohkem sa näed ka. Aga on sul seda aega? Meil ju väga palju. Perearstid ütlevad, et neil ei ole aega tegeleda sellise asjaga. Koolis öeldakse, et meil ei ole aega tegeleda selle asjaga. Kas see on, sinu eelis, ma ütleksin, on pigem see, et see sotsiaalpedagoogi märk on sinu jaoks uus. Kas see annab sulle nagu rohkem võib-olla sellist huvi ja soovi ja nii-öelda raamist välja mõtlemist ja laste jälgimist, et kui palju sinul täna on aega vaadata minu lapse sisse? On aega, mul on täpselt nii palju aega, kui seda aega mul on. Et minu aeg ei alga siin kell 8 ja ei lõppe siin kell 4, vaid tihtipeale ta tuleb vahepeal öösel ka peale see aeg, millal kui mina ei ole märganud, siis ta hüüab ise appi, eks. Aga mida sa näed? Kui laps on kodupeegel, nagu sa ise ka ütlesid, et need kodud tulevad läbi laste sinuni. Mis see pilt on? Mis meil olukord on täna? Mulle meeldib rohkem mõelda nii, et kui laps on kodupeegel, siis kool on ühiskonnapeegel. Et kui ükskõik mis kool on tavaline piirkonna kool, siis sinna satub
kokku ühiskonna kuldlõige minu jaoks. Et kõik see, mis on koolis, kõik selline on ka meie ühiskond. Milline meie ühiskond on? Meie ühiskond ongi niisugune, et me kui me nüüd lähme selle 4 tugisamba juurde, eks ju, et kool ikkagi kõige nendega tegeleb, kool toidab koolisööklas, kool paneb kehalise tunnis liikuma, kool organiseerib liikuvaid vahetunde, kool pakub puhkust vahetundide ajal nii oskuslikult, kui ta seda suudab, on ju. Ja magatada me ei saa, eks ju, seda ülesannet meil ei ole, aga see magamatus või hea magamine jõuab ju hommikul kohe koolipink, eks ju. Mis need tukkuvad palged ja väsinud silmad ja liikumatud mõtted tulevad esimesse tundi ju kohe kaasa ja tihtipeale nad ei ole 3. tunniks veel oma olekut edguks saanud. Kas see oleneb see nagu inimtüübist ka, sest mina ka mäletan ausalt öeldes, et minul esimesed tunnid reeglina läksid kaduma. Paraku juhtusid need olema mingi füüsika ja sellised, milles ma olen tänase päevani nagu, ütleme, pehmelt öeldes rõmal. aga ma ei mäleta, et see oleks tõesti kestnud kauem kui esimesest tunnist edasi. Aga ma olen ka kuulnud, et see tänapäeval on läinud, see unelemine on läinud nagu pikemaks. Kas neid lapsi, kes 3. tunnil alles omal silmad lahti suudavad teha ja mõistuse avada, kas neid ühendab mingisugune asi? Siin ma võin jälle sotsiaalpedagoogiks hakata, sest mul on mugav, ma oskan vastata nii, et siis, kui see laps 1. tunniks kooli tuleb ja siin laua ääres 3 tundi magab, siis mina olen selle üle väga õnnelik, et ta jõudis kooli, tal ei jäänud see koolipäev vahele ja see koolinädal tal tervikuna ka ei jäänud vahele ja ma ei pidanud talle minema koju järgi ja ma ei pidanud lastekaitsetöötajale helistama, et juba 3. päeva see laps on kadunud, et vanem ei reageeri ja kooli ta ei tule. Et minu jaoks ei ole see kõige suurem katastroof, kui ta on lauas ja tukub seal. Ta on meiega, ta on paadis. Sinul on üks imeline omadus, mida ma tõsiselt imetlen su juures, et kui mina viskan sulle mingisuguse oma jaoks õudsa stsenaariumi, siis sa leiad sellest veel õudsama ja ütled, et tegelikult see, mis mina arvasin, et on õudne, ei olegi. Seda tööd ei saa muidu teha, see peab olema. Mis lapsevanemad nagu teevad, kui kas sa oled pidama mõne vanemaga sellist vestlust, et kuulge, et laps ei saa nagu 3., 4. tunniks veel üles, et mis te teete õhtuti? Ikka ja see on nii valdav, see on nii tavaline, et ta on seal nutiseadmes nii kaua ja mina ju ei näe, millal ta magama läheb. Ja mina ju sellises eas, lapsevanem Kris oli sellisel vestlusel mul viimane, kes ütles, et kuidas ma hakkan pubeka käest võtma ära tema privaatelu ja aga kas mina saan või? Kas mina lähen sinna teki alla tal seda ära kiskuma? Et üks tore näide oli mul just enne vaheaega ka ühe 8. klassi poisiga, kellel ema võttis ratsionaalsed meetmed kasutusele ja võttiski poisi käest telefoni ära, ei andnudki tagasi. Ütles, et kui kõik võlgnevused on likvideeritud, oma tuba koristatud ja ennast puhtaks pestud, kasitud, siis saad võib-olla tagasi. Poisile see ei meeldinud, poiss võttis kompsud, kolis ära vanaema juurde. Vanaema andis süüa, patsutas õla peale, läks poodi, ostis nunnule uue moobiltelefoni. Ja niimoodi see ratas käib ja need juhtumid on igaüks oma nägu ja igaühel justkui oleks õigus, igaüks justkui hoolib, on ju. Aga seda, et seal taga, mis seal taga lõpuks on, kus ta seal, selle konkreetse poisi puhul me teame, mis ta seal teeb ja kuhu ta on sattunud õnneks, sest ema on väga-väga tubli, ema hoiab kätt pulsil kogu aeg, tal on kõik leheküljed teada, kus poiss käis, emal jookseb see, ma olen täiesti selle koha kauge, ma ainult noogutan ja kiidan ema takka, sest kui keegi ütleks mulle täna, et mina pean oma 16-aastase lapse chatte ja mingisuguseid logisid hakkama vaatama,
kosmos, ma ei tea sellest mitte midagi. Ma ei ole ka pidanud teadma, sest mul ei ole põhjust olnud. Aga ta jõuab kooli, ta käib koolis, ta hinded on head. Et eks need kellad mingil hetkel põlema lähevad, et midagi kusagil peab valesti olema, et võib ka ju olla selline inimtüüp, kes chatib ja mässab seal telefonis palju tahab, aga tal on kõik okei, tal on hinded 5, ta käitumine on eeskujulik, ühtegi etteheidet kellelgi ei ole. Olgu siis seal nutiseadus. Ja nüüd mul tuleb küll ette, mis see meie ekvivalent nutiseadmele oli, sellepärast et tuleb tunnistada, et minu õppealajuhataja, ma kuulsin ükskord pealt oma õppealajuhatajat ja matemaatikaõpetajat, kui nad mõtlesid, et mis muga teha. Et igavene kaabakas, aga koolis on kõik 5, midagi ei saa teha temaga. Aga kas, kui palju see nagu see nutisõltuvuse teema, see on hästi populaarne teema ja me teame juba väga paljudest uuringutest ka, et ta on seotud nii depressiooniga kui ka söömishäiretega ja mis iganes, et see väga paljuski saab sealt virtuaalsest maailmast alguse. Kui palju õnnestub kas sina oled näinud, et mõnel sellisel nutisõltlasel õnnestub ka koolis nagu tõesti kõik asjad jonksus hoida, nagu ollagi eeskujulik õpilane, sportlik ja kõik, aga samas nagu nutisõltuvuses või ta siiski on täiesti nagu sellest inimtüüp? Sellised lapsed minuni ei jõua. Ja. Seda peab küsima, ma ei tea, laste endi käest või ma isegi ei tea, kelle käest, sest nad ei jää vahele, nad ei tõuse pinnale, neid ei pea uurima, nad ei satu tähelepanu alla. See on täpselt sama, mis on näiteks narko ja mopo, tubaka, igasugu nende jubedustega on ju sama lugu, et ega nad ei ole nii lollid, et meie silma alla seda tegema tulevad. Et me võime olla tähelepanelikud, me võime olla märgata, me võime igasuguseid asju teha, kui see meie silmal juhtub, aga see ei juhtu meie silmal. Et ja kõik ei oska ka märgata, et ega täna õpetajate ettevalmistus ei ole see, ega mina ei saa aru, kui laps on narkojoobes, eks ju. Ma isegi ei tunne seda kahtlust ära, kas tal see on või ei ole. Et noorsoopolitseiga on küll aktiivne ja tore koostöö, aga samas on ka see vale väljakutsete või vale reageeringute, kus see piir siis jookseb, et millal ma tülitan ja millal ma ei tülita, eks ju, et õudselt keeruline. Issand, me oleme sellise teema juures, et see on natuke juba üsna hirmus ja sa tõesti ju puutud igapäevaselt järjest rohkem nähtavasti selliste asjadega kokku. Ja mind näiteks väga ehmatas, kui minu juures käis üks gümnaasiumi poiss eelmine aasta ja ta avaldas nagu, ma ei tea, kiitust või tunnustust või ise ma pärast mõtles, niisama täitsa loll, et ta võib-olla mõtles hoopis vastupidi. Ta ütles, et see kool, kus ta tuli, et seal joodi meeletult palju. Põhikoolis, igasugustes keelelaagrites, igasugustes, ma ei tea, koosviibimistel meeletu alkoholi tarvitamine käis. Et siin koolis on seda nii vähe. Et kuidas saab nii olla, et Tallinna 2 linna sa üksteisest nii palju eristuvad. Ja minul ka silm kilas, kõrvad liikusid, oi kui tore. Aga nagu edasiste vestluste tulemus oli, pigem nagu kaldub sinnapoole, et tehakse midagi muud. Et see enam ei ole alkohol, vaid need asjad, mida tehakse, muutuvad meie jaoks üha pimedamaks. Et ka noorsoopolitsei ütleb, et me saame signaale, et kuskil seal Kivimäe kooli kuskil võpsikus taga tuli signaal, et seal tehakse midagi vedeleb maas ja ei saa jälile, ei saa kätte, lihtsalt nad on nii oskuslikud ka. Ja meie oleme dinosaurused. Aga kui palju, mis sina arvad, kui palju me lapsevanematena saame mõjutada seda, kuhu suunas see asi läheb. Lapsevanematele tihtipeale meeldib öelda, et kool on see, mis peaks last kasvatama. Mina ei kipu sellega eriti nõus olema,
ma arvan, et kodu on see, kes peaks last kasvatama ja kui me kõik kasvataksime nii, et see nagu kooli õlgadele ei jääks, siis minu meelest oleks nagu balanss. Aga mis sa arvad, kuidas see vastutus selle kooli ja kodu vahel jaguneb? Mul on üks lapsevanem ja minu enda vanemad olid täpselt sama meelt. See jälle läks kokku mul selle raamatu ja kõige nende teooriatega, et lapsevanem peaks ja võiks olla kaasas lapse eakohase arenguga ja eakohaste huvidega nii palju, et ta on käib kas paralleelselt või natukene eespool. Et kui ta näeb ära, et lapsel tekib huvi, ma ei tea, alkoholi vastu, tuleb, ükskord tuli koju natuke oli selline tunne, et vist nüüd on, ühesõnaga midagi juhtunud. Nüüd on proovitud. Ja meie kodust, minu meditsiinilises kodus tehti nii, et tehke mis tahate, aga esimesed korrad tehke kodus meie silme all. Et proovige ära, kuidas su organism reageerib, mis koguse peale ta, kuidas reageerib. Äkki see tunne on nii vastik, et sa ei taha seda enam mitte kunagi, aga sa oled minu silma all ja ma vastutan sinu eest sel hetkel, kui sa seda teed. Et ma ei pane kätt ette, aga ma tahan sel hetkel juures olla, kui sa seda asja teed. Eks ju, et mis iganes asjaga on see täpselt samamoodi, et praegu näiteks ma tahaks veel näha, kui sa sinna õunapood sa kavatsed esimest korda ronida, et käed ja jalad sul ei kanna 5-aastane pätakas nii palju, kui ma arvan, et sul võiks olla mingi tohutaju, eks ju. Et ikkagi see on usalduse küsimus seal kodus, et nagu, meie jaoks on alati olnud kodus oluline see vabadus, et sul lastakse täpselt niisama vaba olla, et sa oma turvalisust selle vabadusega ei kahjusta. See sama vabadus ju, või tähendab mitte vabadus, aga see usaldus, ma just praegu hakkan mõtlema, et see käib väga palju ka kõigi nende 4 tugisambas. Absoluutselt, jaa. Koos. Et mul lapsevanemana on usaldust oma lapse vastu nii palju, et ma ei kontrolli teda ja temal on nii palju usaldust minu vastu, et ta teab, et ma igal ajahetkel soovin talle parim. Aga kontrollima sa pead ikka, sa pead usaldama, aga kontrollima sa pead ikka. Mina arvan, et peab kontrollima. Vaata, 1-aastase junniga sa teed nii, et ma ei küsi su käest, tahad sa kaalikat või porgandit, ma topin sulle selle köögivilja püree suhu, et sul see maitse jääks tuttav meelde ja pakun sulle võimalikult palju varases eas neid eakohaseid pläuste suhu, et sa adjuksid mitmekülgselt sööma, eks ju. Pubeka käest sa pakud talle küll variandi, on ju, et täna on porgand, brokkoli, kaalikas, salat, ma ei tea, mis asjad veel on ju. Sa ei pea sööma porgandit, aga midagi sellest reast sa pead võtma, et kõik see, ma ei tea, mis asi on ju, toimiks õigesti. Samamoodi trenniga, et ma aktsepteerin seda, et male sulle spordialana ei meeldi ja sa tahad iluuisutama minna, okei, mine iluuisuta siis. Aga see, et igas päevas või et su elus mingi selline asi, kus sa ennast liigutamas käid, see peab olema. Kui palju sa nendest probleemsete laste puhul, kes sinu kabinetti jõuab, kui palju neil on liikumisest vajaka? Kas seal on mingisugust? See on natuke valus teema sellepärast, et ühtepidi me nagu väga ootame ja teeme tööd selle nimel, et lapsed liiguksid. Ja ma ei saa öelda, et kooli peal siin liikumist näha ei oleks. Siin joostakse jalust maha nii silede tee peal kui treppide peal kui ümber maja, kui igal pool tohutu meeletu liikumine käib. Aga on teatud seltskondi, kes vajuvad sinna ekraani ja ennast seal hästi tunnevad, aga mul ei ole ka selliseid paralleele, et kõik, kes oleks ekraanis, on paksud ja lodevad. Mul ei ole selliseid paralleele. Seda ma arvan, et seda ei olegi. Aga liikumisega on ikka seoses selles mõttes, et kui need pubekad ennast rahuldavad pigem ekraani ees ja loevad mingitest chatidest nõuandeid, mis mingisugused, ma ei tea, pedofiilid kuskil neile annavad, et see on jällegi see, et miks sa inimsuhteid ei loo ja miks sa ei suhestu inimestega nagu päris elus,
et ikkagi see sotsiaalsusest või millestki on ikkagi, see on inimeste vahelise liikumisega, eks ju, see sotsiaalne suhtlus ja nii. Ega seda liikumist ikka palju ei ole, füüsilist liikumist. Mul praegu, kui sa ütlesid, et ei suhelda omavahel, vaid minnakse, kaotakse kuskile nutiseadmesse ära. Mul tuleb sellega üks näide endale meelde. Ma olin olude sunnil, töötasin lühikest aega ühe ettevõtte turundusjuhina ja see ettevõte tegeles mänguasjadega ja ühe väga lugupeetud tootja, kelle nime ma ei maini igaks juhuks. Nende turundusjuht ütles, et siis me paneme sinna kassade juurde need väikesed mänguasjad, mis mitte midagi praktiliselt ei maksa, et siis, kui lapsevanemad tulevad töölt koju, siis nad lihtsalt haaravad selle kaasa, lähevad koju, annavad lapsele jälle uue asja kätte ja siis nad saavad edasi ise rahulikult tööd teha. Et kust see laps siis peaks õppima suhteid looma, kui lapsevanem eelistab võtta kas ühe väikese junni kuskil mõttetu mingid aastad tagasi mingi pakuga, võetakse mingi pakuga mingi plastmass kärakas jälle kätte ja minnakse ja ostetakse sellega ise endale aega. Aga teistpidi on ka vaata need sotsiaalpedagoogika kullavadamu koosnebki äärmustest, eks ju. Et ühed on need, kes iga hinna eest eemale tõukavad ja asendustegevuse leiavad selle asemel, et ise silitada, patsutada ja küsida, mis su lemmiktegevus tänases päevas oli. On ju. Ja teine äärmus on need vanemad, kes, kui me läheme lastega laagrisse loodusesse näiteks 3 päevaks, võib-olla 2 päevaks. Ja lapsevanemad on hirmul ja väga-väga mures, et kas nutiseadme tohib kaasa võtta ja mitu akupanka tohib kaasa võtta ja ja siis juhendaja õpetajad ütlevad, et jumala eest, pange terve see seljakott neid tehnikat täis ja võtku aga nii palju, kui talle kotti mahub. Ja tegelikult on nii, et matkal on nii lahe ja tore olla, et lastel ei tule pähe ka üldse võtta. Esimene tund 2 kohanevad okei või mingisuguse pool päeva. Aga sõltuvalt ju tegevustest, kas nad on köitvad või ei ole, nad jätavad need sinna paika ühel hetkel. Aga miks ei saa tegevusi teha sellepärast, et emme helistab juba pool tundi pärast seda, kui buss on kooli juurest välja sõitnud. Mu tipukene, ega sul ei ole igav. Ega keegi sulle liiga ei tee. Ega sul kuskilt ei valuta, kas ma tulen sulle järele. Appi. Ja see ei ole matkal ja metsas, see on ka koolitundide ajal, tunni ajal. Ei märka lapse vanem märgata, et su laps on tunnis. Tal on tunni aeg, tunni ajal ei tohi telefoni kasutada. Need on igapäevased juhtumid, need ei ole välja mõeldud, see on päris elu. Ja mitte ainult Nõmme gümnaasiumis, see on Eestimaa. Ma arvan, et see ei ole mitte ainult Eestimaa, Kadri. Ma arvan, et see on, ma ei tea, mis see meie, see on minu ja sinu põlvkond. Ju. Aga ikkagi mina natuke veel vihkan tehnikat ka. Või minu isa kirjutas oma väitekirja mehaanilise trükimasinaga läbi 3 kupeerpaberi. Ja oli väga-väga vihane, kui tehnika hakkas tulema, mis mõttes Word-dokumendis saad ära kustutada ja uue asemele kirjutada. No see oli kosmos, talle tegi see viha. See oli nagu hõlptulu, nii ei tehta. Aga mul on nädala jagu uus telefon ja ma ei suuda sinna neid igasuguseid, ma ei tea, ma ei suuda neid nuppe sinna panna, mis seal vanasti olid. Ja ma ei tegele sellega, ma ei tegele enne, kui vaheaeg saab läbi ja ikipoiss teeb, mis ma olen ruudulise paberi peale kirjutanud, ta teeb need liigutused ära, sest ma olen vihu värisema, ma ei suuda tegeleda nende asja. Aga äkki lapsed kasutavadki seda ära natukene ka, et me olemegi dinosaurused ja me ei saagi justkui nagu hakkama selle maailmaga, kus nemad ennast nii nagu hästi tunnevad, et Saara ütles mulle ka üks päev, et mis Facebook on pensionäridele. Okei, et kus ma siis olema asja
Ühesõnaga, see jutuajamine läks meil väga rappa, sellepärast, et ma mitte ainult ei kukkunud rongist maha, aga ma ei saanud aru, kus raudtee on. Ja siis mõtlen, et arust ma olen küll nii noor ja ilus ja tore ja tark ja odav, aga sa räägid oma teismelisega. Ja teismeline minu jaoks on diagnoos. See on nagu iseloomusta oma last, on ju. Kui ma pean nagu oma 14-aastast iseloomustama, siis minu jaoks tema iseloomustus ongi 14 punkt, eks ju. Ma tean, et Saara vaatab praegu, anna mulle andeks. Aga kas see diagnoos on, mis sa arvad, kas see on see ajaga muutunud see teismelise sisu diagnoos? Eks ta ju ikka muutub, täpselt nii nagu me isegi muutume, et meie vanemad, paljukest need meie vanemad tegelikult meiega siis nii palju rohkem suhtlesid, kui meil on aega praegu enda lastega suhelda. Ma ei saa öelda, et ma suhtleks täna oma lastega vähem, kui suhtlesid minuga minu ema ja isa, mitte halva pärast. Nad käisid kordamööda 24 tundi tööl. Meie aasta vanema õega kantseldasime oma tüütut väikest venda ja potitasime invaliidist vanaonu, kes meie juures elas. Me elasimegi nagu ise või me tulime nagu toime või kuidagi seda usaldust nagu vastastikku ei kuritarvitatud või kuidagi see asi nagu toimis. Kui oli vaja rääkida, me saime alati rääkida. Meil oli alati seljatagun olemas. Mitte keegi ei tundnud ennast kunagi hüljatud või üksikuna, eks ju. Lihtsalt, aga mis juhtunud on? See ei ole ju täna enam väga nii. Selles suhtes, et meil... Aga kas, samamoodi on ajaga ju ka, vaata. Meie emad tassis klaasist piimapudeleid võrguga koju ja pesid riga pesumasinaga, pesu leotasid enne suures vannis. Meil on automaatne pesumasin, tellime Selveriga selle känakatäie asja endale koju värava taha, aga ikka ei ole aega rohkem. Selle võrra aega nagu ei ole ju juures. Füüsikaseadus ütleb, et peaks just olema, aga ei ole. Stress või? Stress on, mis meil tekitab seda tunnet, seda defitsiidi tunnet ja me projitseerime seda päris kenasti minu meelest lastele ka. Küllap see ka ahnus ka on, vaata, nii palju ägedaid asju, ahvatlusi on maailmas olemas, kõike nagu tahaks. Ja, vaat Vene ajal oli ju selles mõttes lihtne, et polnud raha, polnud asju ka. Aga nüüd ju on. Ja mina mõtlen igasuguseid kooli asju, et minu perekond juba mõnitab ennast mind juba, et jah, nüüd said jälle ühe kooli läbi, et mis sa nüüd järgmisena siis võtad, et ju sa ikka ka, ma ei tea, ju sa ikka arstiga läbi teed või ma ei tea mida. Mõnitavad mind, aga mul on nii lahe ja tore olla. Loomulikult see on kõik millegi arvelt, on ju, loomulikult. Meespere kasvatab lapsi ja koeri ja keedab suppi koju ja... Ma mäletan, kellega ma rääkisin üsna hiljuti täpselt samamoodi nendest soorollidest ka ja kas võib-olla see soorollide segamini minek on ka täna see, mis meil võib-olla tekitab natukene sellist nagu ebakindlust, et vanasti oli hästi selgelt, et meeste tööd ja olid naiste tööd, on ju, mees viis prügi välja ja naine riietas lapsi, kui mees tuli koju isa tulekuks. Täna kuidagi on nagu see sassis, et kas mind nagu ennast väga huvitab see, et milliste oma stressoritega me oma laste maailmapilti nagu ka veel segi keerame, et kas see liigne vabadus äkki, rollide vabadus? Ega see liigne vabadus teeb ka ju lapse elu keeruliseks. Lapsel on palju lihtsam elada, küll on konkreetne raamist. Kõik kui jäme see raam on või ükskõik kui õgluke ta on, aga ta peab olema, et lapsel oleks lihtsam oma otsuseid langetada, eks ju. See ongi kõige eakohane, vaata. Üheaastane otsustab, kas ta võtab palli või kuubiku mängimiseks. Pubekal on see piirahtakene või müür seal täiskasvanuks olemise ja lapse vahel, et see ongi hästi keeruline aeg selles mõttes, et... Aga kui me tuleme nüüd korra selle 4 tugisamba juurde, ma võtan sellest sabast kinni, et lastel on vaja piire ja väga paljud vanemad minu meelest nagu võitlevad selle vastu, et just kui peaks kõik olema hästi vaba.
aga tõesti, mitte ainult mina ja sina oma tekstis praegu, aga rida uuringuid on ka, seisab meie selja taga, et lapsel on piire vaja. Et minu meelest, kui me selle raamatu juurde tagasi korra tuleme, et ta annab väga palju selliseid mõnusaid näpunäiteid, et mismoodi neid piire seada. Et see sinu enda näide selle toidulaua koha pealt ka, et sa paned nagu ritta seal brokoli ja bla, mingisugused asjad on ju, ütled, et ühe võid jätta söömata, aga midagi sa sellest sööd. See sama kehtib ju nende 4 ülejäänud tugisamba osas ka täpselt samamoodi. Palju seda koolis tehakse? Seda piiride kehtestamist, kui palju seal on läinud nagu vabamaks see elu? Kitsenda natukene. No näiteks liikumise koha pealt, kas näiteks kehalise kasvatuse tund ja liikumise koha pealt, kas me ei anna liiga palju vabadust teha või mitte teha täna oma lastele koolis ka? Süüa ühte asja või mitte süüa ühte asja. Ma ei leia, et see on ka õige, et nagu kui ma lasteaias käisin, siis mul ema pidi mulle pekikuubikute jaoks sellesse, mitte sahtli, aga see tasku õmblema, et mul oleks võimalik. Issand, kui hea ema sul oli. Mina tassisin tailihatükid keele all ja põses koju, ma hoidsin teada päev neid ja siis kui ma koju jõudsin, sülitasin need. No siiamaani ei taha sööda tailiha süüa. Või on üldse liha. Siis ei olnud üldse nagu vabadust, on ju. Siis oligi nii, jah, tõesti, sina tassisid neid suus, minu ema õmbes mulle tasku, ma sain oma pekikuubikut. Aga kas me ei ole nagu, või kas see on meie enda trauma, mis on nüüd siis, mis me oleme siis nüüd oma lastel täiesti tagurpidi keeranud, et jaa, on nii okei on see, kui üks laps ütleb, et tema lemmiktoit on popcorn. Ma ei soovi täna muud süüa, ma sooviksin vaid jäätist. Jah, just täpselt. No, come on. Aga see on ju vanemate antud vabadus. Keegi teine ei saa ju lapsele sellist vabadust anda. Kuidas kool saab võtta ära lapse käest vabaduse, mille kodu on andnud? Kui isa, lugupeetud avaliku elu tegelane, kuulus ilus inimene, pikk meesterahvas. Ära rohkemisse loomusta, muidu varsti on nimi kõigil. Ei. Ostab üliviimase peal nutiseadme lapsele ja annab talle selle kooli kaasa. Kas mina kui kooli inimene olen õigustatud temalt seda koolis ära võtma? Isa omandit ju tegelikult täiskasvanud inimest, väiksele lapsele telefoni, mida too ei oska käsitleda ega õigel ajal ära panna ega õigel ajal vastu võtta. Kas mina kooli inimesena pean võtma selle eest vastutuse, et selle lapse aju säiliks sellisena, nagu ühiskond ootab? Et ta tähelepanu, keskendumisvõime säiliks sellisena, nagu ühiskond ootab ja nagu riiklik õppekava ette kirjutab? Või kus kohal see vastutuse jagamine minu jaoks on praegu ebaselge natuke, et ühtepidi seda nutindust tahetakse vähendada, teistpidi nagu sellist jõudu või hoova, et seda teha ju tegelikult kindlasti on, aga ma ei oska. Et nii palju, kui on lapse vanemaid, nii palju on erinevaid arvamusi ja seda ühist kokkulepet nagu, kindlasti on see võimalik saavutada, aga mina küll ei tea täna, kuidas see peaks käima. Kuidas toitumisega on? Kui sul tuleb kooli, muidugi koolisöökla on ka üks imetabane koht, eks ju, või mitte söökla, vaid see kohvikus saab... Söökla on imetabane, päriselt ta on söökla imetabane. Meil on iga päev vähemalt 2 toorsalatit valida, lisaks need igasugused juppideks lõigatud, ma isegi ei tea nende juurikate nimesid, aga need kõik on väga maitsvad. Nad saavad tatat, makaroni, neid suuri teraviljalisi asju valida. Ja supipäeval on seal ka mingisugune, ühesõnaga söökla kvaliteet on täiesti vinks-vonks. Ja isegi, ma tean küll, mis sa selle kohvikuga tahad, kuhu sa tahad jõuda, ma ei lase sinna jõuda. Kohviku algne mõte oli selles, olen mina aru saanud, miks see on, et kui koolipäevad on pikad ja lapsevanemad lapsi koju ei taha, nad tahaksid, et lapsed ootaksid kodus kas oma huviringe või muusikakoole või jumal teab mis asju, et nad ühesõnaga, et nad midagi vahepealt süüa või näksida saaksid, siis nad saaksid seda koolist koha pealt osta. See, mis valik seal on,
see on iseküsimus, seda me oleme aegadega püüdnud siin suunata sinna poole, kuhu lapsevanemad, hoolekogu ja kogu talupoja kaine mõistus tahaks jõuda. Praegu see on kinni küll, ma ei oska selle tänase valiku kohta midagi öelda. No kardinaalselt muutunud on siin aasta tagusega, ma usun, et on ikka suurim pilt on sama. Ma tean, et seal oli võimalik õuna ka osta ja porgandid ja müslipatoone ja mineraalvett, aga jäätist ja sopsi ikkagi ka. Ja jälle, kes selle vastutuse võtab, eks vastutuse võtab see lapsevanem, kes lapsele raha kaasa annab ja koos selgitusega, mida sa tohid ja mida sa ei tohi ja too mulle sekka ja näita, mis sa ostsid, on ju. Või võtab vastutuse see kohvikupidajanna, kes siis, ma ei tea, vastavalt pikkusele või vanusele või kehakaalule hakkab määrama, kellele mida müüb või müü või. Hästi keeruline selles mõttes. Ma tean, et õpetajatele küll maitse vahest soksi võtta, kui on närviline päev ja keeradki kerest omale seal, mis sulle maitseb. Ühele õpetajale väga maitseb mangojäätis, ma tean. Ja, absoluutselt. Ma korra veel tulen selle liikumise juurde ja selle vabaduse juurde tagasi, et ma ka näiteks kehalise kasvatuse tundidest väga ei mäleta ise endal mingisugust valikut, et oleks olnud, aga samas nagu kuidagi kajab kodu poole, mitte Tallinna Nõmme gümnaasiumist, vaid teistest koolidest, et ka kehalise kasvatuse mingisugused osalemised ja asjades kaasategemised on üsna meelevaldselt vabatahtlikud. Kas sa oled sellise asjaga kokku puutunud? Nende meelevaldsete asjadega selles mõttes siis, et nagu kui ma soovin, siis ma teen ja kui ma ei soovi, siis ma ei tee. Ma ei ole meie koolis seda näinud. Ei ole näinud. Jumal tänatud. Ma olen näinud seda, et meie kekaotsid väga visalt ajavad taga iga puudumist ja tõendid, kui last ei ole, siis nad tahavad teada päriselt ka, miks teda ei ole. Ja et ta kuidagi nagu kostaks selle eest, et miks see puudumine seal on, kui ta seal on. Kui nõudlikult täna meil koolisüsteem ajab taga puudumiste põhjuseid? Ajab küll. Koolil on isegi mingid normatiivid ees. Kool ise küll kehtestab need, et kui on X põhjuseta puudumist, siis peab sekkuma klassijuhataja ja siis kui on Y, siis peab sekkuma edasi andma juhtumi sotsiaalpedagoogile ja kui sotsiaalpedagoog on ühendust võtnud ja ikkagi neid puudumisi muudkui tuleb, siis tema võtab ühendust lastekaitsetöötajaga, kes omakorda sekkub juhtumitesse. Selles mõttes see on nagu dokument, see eeskiri, kuidas seda teha, on igal koolil olemas. Ja. Meil on jäänud viimane 15 minutit sinuga. Mis sa arvad selle, kas see raamat võiks olla sotsiaalpedagoogi loetud raamatute riiuli osas? Kas see aitaks kuidagi rohkem suunata, aidata neid lapsi, keda võib-olla kodus ei nähta, ei suunata, ei aidata nii palju? Kui ma ei oleks see laps, kes on oma kodust tulnud, siis ma vastaksin sulle kindla jaa. Ja kui ma nüüd olen see laps, kes on oma kodust tulnud ja kelle jaoks see on nagu emapiim, mida ma saanud ei ole. Et need on nagu nii põhitõed, et nad on minu jaoks nii lihtsad ja loogilised, et mulle tundub hämmastav, et kellegi jaoks on see esimene kuulmine. Aga teades, et neid on tegelikult väga palju, kelle jaoks see on esimene kuulmine ja lugemine, siis minu jaoks on see raamat nagu esimeseks teaduse maiguliseks ja tõestatud selliseks materjaliks väga lihtne ja hea lugeda, kes tahab mingeid parendusi sisse viia või tõsiselt suhtub nendesse 4 tugisambasse, mis tegelikult on väga olulised.
Me ei saa õppida, kui meil ei ole neid 4 jalga all. Me ei saa, nagu üks 8. mulle vastas, ma küsisin ta käest, et mis sinu meelest on 4 tervise tugisammast ja siis üsna esimeste seas kõlas paljunemine. Vabandust. Õnneks ülejäänud tulid ka, sa ei saa öelda midagi. Aga kui me natuke filosofeerisime, siis me mõlemad jõudsime seisukohale, et vist ikka need 4 esimest peavad olema ka, siis saab see 5 ka tulla. Tead, aga tegelikult ega jällegi tuginedes statistikale ja uurimustele, siis ega see paljunemine ei olegi nii palju vale vastust all, sellepärast et viljakusprobleemid on järjest... No, aga kui ei ole 4 tugisammast, siis sa ju ei saa. Ja siis sa ei saa. Ei saa. Ja juba tehniliselt ei saa. Just, jah. Tehnilised tingimused peavad olema loodud selleks, et saaks. Kas lapsevanemad peaks lugema? Ikka, kõik peavad lugema, lapsed peavad ka lugema. Minu lapsed, minu 8. klassi lapsed saavad selle kohustuslikuks kirjanduseks inimese õpetusse. Ohoh! Kahju küll, jah. Sest ma pean oma riiulilt oma tütrele ühe raamatu andma, mulle tundub, jah? Jah, sest need on nii need teemad, mis seal 8. praegu on. Ja ma arvan, et mitte ühegi inimese õpetuse õppekava aasta ei saa ilma nendeta läbi. Võib-olla osaliselt nooremates klassides on vaja seda lihtsustada ja söödavamaks teha laste jaoks, aga alates 7. gümnaasiumi lõpuni välja ma ei näe mingit põhjust, miks see ei võiks olla iga inimese piibel tänapäevaseks kasutamiseks. Kelle jaoks piibel on veel keeruline. Mulle väga meeldiks, kui need samad 8-ndikud, kes on kogu aeg ninapidi telefonis ja siis, kui sa neile helistad, siis nad iialgi vastu ei võta, just sellel hetkel neil seda telefoni ei ole. Kui nad võtaksid siit leheküljelt 35, proovi neid telefonivabu minu aja variante, ehk mida teha siis, kui mida teha nii-öelda alternatiivina, minna vanni, kuulata muusikat, teha süüa. Ja ekraanivaba sabat, 7-päevane digipuhastuskuur. Ja siin lihtsalt lastevanematele teadmiseks, Triin, sina juba tead, siin leheküljel 36 on räägitud ühest poisist, kes läks Chateaubriand vastuvõtule koos oma emaga ja tänu sellele, et ta oli püüdnud ennast noaga nüsida natukene. Ja ema tahtis, et doktor Chateaubriand kirjutaks talle välja Prozacit, aga ta ei olnud nõus seda kohe esimese asjana tegema ja leppisid poisiga, suitsiidse lapsega siis kokku, et ta püüab järgnevatel päevadel tund aega enne magama minekut välja lülitada oma mobiiltelefoni. Ja väikeste muudegi muudatustega ajapikku suutsid nad vältida Prozacit ja teisigi antidepressante ja see poiss sai tagasi nii oma sotsiaalse aktiivsuse oma klassivendadega, klassiõdedega kui ka muu ühiskonnaga ja on elule tagasi võidetud laps. Et tihtipeale me võib-olla ei oska näha seda, et see sama nutimaailm, kus kõik on nii tore, kus kõik näitavad ennast vaid parimast küljest ja siis on need teised, kes neid teisi püüavad näidata halvimast küljest. See kõik ei oma päris eluga suurt eriti mitte mingisugust pistmist ja kui lapsed sinna ära kaovad, siis meie kohustus on püüda nad tagasi võita. Ja meie kohustus, ma arvan, lapsevanematena ja mul on hea meel, et kool seda täidab, nagu sinuga vesteldes on olnud aru saada, et me püüame ka oma laste toidulauda mitmekesistada. Sest väga keeruline on puhta suhkru pealt nagu suurt Einsteini loota. Või? Kas sa eile Suud puhtaks saadet vaatasid? Ma lähen 7:30 magama. Appikes, ma pean su varsti laskma minema. Aga eile ma ehmatasin täitsa ühe kommentaari peale. Ma ei tea, kas sa oled sellise asjaga kokku puutunud jälle osade lapsevanemate kapsaaeda. Et kui sul on andekas, teema oli selles, et kuidas ära tunda andekat last.
ja kõurikute äratundmises, selles me juba enam-vähem saame aru, neil on mingisugused sümptomid ja asjad, aga andekal lapsel tavaliselt mingeid sümptomeid eriti ei pruugi olla. Eenduv nina või midagi sellist. Et osad lapsevanemad pidid, kui nad on aru saanud, et nende laps on milleski andekas, siis nad pidid võtma ohvri rolli, sellepärast, et siis peab hakkama nüüd järsku tegelema ja viima ja huviringide eest maksma. Et kui palju sina sellega oled kokku puutunud, et lapsevanem pidurdab oma last? Mul on lähiminevikust paar sellist näidet, et lapsevanem näeb andekust, aga aineõpetajad ja kool ei ole seda talenti osanud märgata. Kas see kuulub rubriiki ahviarmastus? Minule natukene jäi niisugune mulje. Selles on vist iga ema natukene süüdi. Või ei ole? No, võib-olla ei olegi halb. Ei, et nii, et on andekas ja vanem ei taha seda kuulda võtta. Kindlasti on olnud, kui mul ei tule ühtegi konkreetset juhust. Mina olin täiesti jahmunud. Mina ausalt öeldes mõtlesin, et ajas lause ehituse sassi. Et miks peaks nii olema? Miks peaks... Kindlasti see on võimalik. Ma usun, et see on võimalik. Kas me ise võime teistes asjades ka siis olla lastevanematena pidurid oma jälle selle sama 4 tugisamba osas, et toitumise osas pidurid, liikumise osas pidurid? Mis sa lähed sinna järjekordset trenni proovima või? Endale hakkliha ja makarone, see on kiirem kui juurviljad. Inimene ju on kõigest sotsiaalne loom ja me kuuleme ju loomariiki ja see on nii rikas. Selle 4 tugisammast võib inimkonna vahel nii erinevalt ära jaotada, kellel mis lonkab või mis on nagu, üks on parem, teine on halvem, täieliku tasakaalu nende vahel ju, ei ole. Ideaalis peaks olema, tegelikult ju ei ole. Ja muidugi, me oleme ju homo sapiens selles suhtes, meil on inimlik nõrkus, on täiesti pädev termin. Minul küll on oma lemmik seal 4 hulgas. Nii? Ma ei ütle. Las perekond teab. On sul mingi selline, mis sa tunned, et kus sul vajaka ka jääb kõige rohkem? Jah. Selles mõttes on tasakaal on olemas, jah. See on väga hea. Igal juhul ma väga ootan seda, et 8. klassid siis inimese õpetuses kohustus. Aga ma ei saanud, üldse sa ei küsinud mu lemmik kohta seal raamatus. Milline on su lemmik koht seal raamatus? Mu lemmik koht oli see, kus on võimalik arendada tänulikkust ja igal õhtul kirjutada oma ilusasse valitud märkmiku üles 2 asja oma päevast, mille eest sa oled ükskõik kellele tänulik. Jaa. Ja ma laiendaks... See nii väga meeldis. Ja ma laiendaks seda natukene edasi. Mõtle, ka Chaterier räägib sellest, et me oleme kaotanud võib-olla oma sellist sotsiaalset kokkukuulumise ja kokkukuuluvuse tunnet. Et võtta 1 söögikord päevas. On see siis hommikusöök või õhtusöök, kuidas kellelgi kõige mugavam on. Näiteks õhtusöögi ajal terve perekond ümber laua ja teha see 2 tänulikkuse väljatoomine terve perekonnaga koos ära. Ma olen täiesti kindel, et kes iganes võtab nüüd, lapsed lähevad järgmisest nädalast uuesti kooli tagasi. Tehke see väike eksperiment ja võtke 5 päeva õhtusöögi ajal oma lapsed, oma pere kokku ja
ja öelge kõva häälega välja 2 asja, millest te sellel päeval olete tänulikud olnud ja ma usun, et teil on jupiks ajaks väga palju rääkimisainet omavahel. Äkki võiks seda ka klassis teha? Klassis on natuke kriitiline, sest meie perevõrmide rikkus on nii piiritu ja nii otsatu, et mõni laps võib ennast väga halvasti tunda. Kui ta peaks välja tooma selle, et mille eest ta täna tänulik on? Jah, ilmtingimata ei pea seda perekonnaga seostama, et me võime seda ka klassiringis, iga õpetaja saab seda klassiringis ise ka teha. Absoluutselt. Iga üks on, ma ei tea, kellelegi millegi eest tänulik. Või üldse, jah, ma olen kas või kuni sinnamaani välja, et ma olen tänulik, et täna hommikul ei tulnud paduvihma ja ma sain kuivana kooli. Selle eest on võimalik olla tänulik. Õpetajatele siis üleskutse klassijuhataja tunnis näiteks 2 asja, millest olete tänulik. Väga hea harjutus näiteks järgmiseks esmaspäevaks, kui lapsed on tulnud tagasi koolivaheajad, 2 asja, mille eest oled koolivaheajal olnud tänulik. Ja vaadake, kui kihvte vastuseid saadakse. Ma olen sellest täiesti kindel. Triin, millised on 5 olulisemat nõuannet sul sinu poolt lapsevanematele? Mul vist need 5 lähevad mul ikkagi kõik sinna ühte pudrupotti kokku ja see kõik on see, millest me alustasime, see eakohane vabadus, usaldage kontrolli, et olge oma lastele lähedal, aga ärge istuge neile pähe, ärge leidke mingisugune kesktee lumehelbeks olemise ja kudjavõõras ema vahel või miskitki, et sotsiaalpedagoogikas on üks jõe metafoor, et mida rohkem sa oma paadiga jõe keskel püsid, seda paremini sul elus läheb. Kui sa kaldud ühte äärmusse, kus on ainult roosa manna ja piimajõed, tuleb hukatus, kaldud vasakule, on seal kõik paha. Igasugused pahalased võtavad sind enda kampa ja sa oled jälle tükk aega läheb, et sa sealt välja saad või ei saa üldse. Et kui sa natukene kõigud seal jõe peal ühele poole, teisele poole, ei ole hullu, aga mida rohkem keskel sa püsid, seda stressivabem ja isim sul on elada. Ja, vägev. Nii on. Aitäh sulle, Triin, tänase vestluse eest ja ma loodan, et sa nüüd 7:30 jõuad magama ka. Sinuga oli väga huvitav ja meie vestlus saab vaadata siis, kes ei jõudnud otsast peale YouTube'i kanalil Inspiratsiooni raamatukogu homsest hommikust alates ja samuti meie koduleheküljel www.inspiratsiooniraamatukogu.ee. Mis ma veel ütlen? Minul on ka omalt poolt lapsevanematele soovitus ja see on asi, mis meil käis siin Triinuga ka omavahel läbi, on see, et piirid on tervislikud. Piirid on väga tervislikud, te teete oma lastele suure teene, kui te kehtestate mingisugused piirid. Järgmisel nädalal, 29. oktoobril, see on ka neljapäevane päev, kell 6, ootan teid tagasi ja siis on mul uus külaline ja selle ma avalikustan kas täna õhtul või homme hommikul. Aga meie vestlus Triinuga siis homsest hommikust alates järelvaadatav. Raamatuid saab soetada meie edasimüüjatelt Rahvaraamat Apollo, tuvastatud ka Selveris ja meie kodulehekülje peal inspiratsiooniraamatukogu.ee. Like'id, care'id, share'id, love'id, kõik on äärmiselt oodatud. Ma loodan, et te saite kindlasti te saite tänasest vestlusest ka midagi nii nagu eelnevatest ja tulevastest. Mina tänan teid ja soovin teile imeilusat oktoobri lõppu ja ise olen teel jooksuga kontserdile. Soovin teile täpselt sama imelist õhtut, nagu minul täna tuleb. Head aega!